Vaatame lähemalt kinnisvaraturgu, kuidas on muutunud hinnad, tehingute arv, turukonjunktuur, mis toimub luksuskinnisvaraturul, millised oleks soovitused täna kinnisvara müügil ning kas kinnisvara hindamise akt näitab alati õiget müügihinda ning alati see vana hea küsimus, kas hetkel on õige aeg kinnisvara ostmiseks või müümiseks. Kõige paremini iseloomustab tänast kinnisvaraturgu, et mediaanhind on langenud 0,5% 2756 eurole ruutmeetrile. Küll aga korteri tehingute arv on võrreldes eelmise aastaga kasvanud 18,9% ning eelmise kuuga võrreldes 12,2%. Mis ei olegi nii väga üllatav selles osas, et eelmisel aastal oli väga suur buum uusarenduste ostmisel, ehk et uusarenduste turutehingud hoiavad ka tänase turu tehingute arvu kõrgel, mis omakorda tekitab jälle segadust reaalsel kinnisvaraturul, kus tegelikult alates aasta algusest on pakkumine turul suurenenud ja müügiperioodid pikenenud. Ja tegelikult seeläbi on reaalsuses järelturul toimunud ka vähem tehinguid kui eelmisel ja üle-eelmisel aastal. Sisuliselt võiks öelda, et järelturu tehingute arvult oleme me aastas 2019. Puhtalt oma kogemusele ning kinnisvara statistikale tuginedes võin öelda, et kõige kiirem ja kõrgem hinnatase kinnisvaras oli eelmisel aastal. Hinnatipp oli küll ära selle aasta suvel, kuid jällegi see suuresti tugines uusarenduste asjaõiguslepingutele. Kinnisvara hinnad hetkel pigem säilitavad sama taseme või on veidi languses. Lisaks julgeolekukriisile on sellel aastal kinnisvaraturgu mõjutanud väga tugevasti ka energiakriis ning samuti Maailmapanga otsust tõsta intressimäära, mille läbi raha hind muutub inimestele kallimaks. Ning kõige eelneva kokkuvõttena võime tulemuseks turul näha müügiperioodide pikenemist. Kui müügiperioodid on pikenenud, siis järelikult automaatselt loob see paremad tingimused ostjatele ning seab ostjad tugevamasse positsiooni, mis küll alati ei tähenda seda, et see on põhjendatud ja õigustatud, kuid ostjad on tugevamas positsioonis tegema omapoolseid pakkumisi. Luksuskinnisvara elab ka tänasel päeval hästi. Kallile ja kvaliteetsele kinnisvarale on alati olemas oma ostjaskond. Luksuskinnisvara turg sai tõelise boosti 2020 seoses koroona algusega ning sellega, kui Eestis tehti väga palju edukate startupide ja ettevõtete exiteid. Luksuskinnisvara müügi puhul on samuti väga oluline see, et millised on need tehnilised lahendused, kas need vastavad tänapäeval ehitatavate hoonete standarditele. Kui kõik tingimused vastavad tänapäeva ootustele, siis tegelikult hindades luksuskinnisvaras ma ei tähelda väga suuri allatulekuid. Välismaalased, kes ostavad Eestisse luksuskinnisvara, hindavad Eestit väga kõrgelt elutingimuste ja väga suurepärase ettevõtluskeskkonnana. Luksusliku kinnisvara ostjaskonna hulka lisaks eestlastele olen kohanud hetkel turul ka sakslasi, lätlasi, soomlasi ja rootslasi. Üüritootluse puhul pean mainima, et üüritootused on tulnud veidi alla. Kui 5 aastat tagasi peeti heaks elamispinna üüritootuseks sellist 7-8%, siis täna tegelikult on üürileandjad rahul ka 5%-ga ning tihti uusarenduste puhul võib see protsent jääda ka veidi alla seda. Korterite puhul, millega on probleeme üürile andmisega, soovitaksin klientidel vaadata üle, kas mööbel on piisavalt uueväärne või koosneb see vanadest mööbliesemetest, mis on korjatud kokku erinevatest eelmistest elamistest ja üldpilt tundub väga vana ja väsinud. Sellisel juhul ma soovitaks teha väike investeering. Meil on olemas täna Eestis IKEA, kui vaja, vahetage tapeeti või värvige seinu ning uskuge mind, see värske ilme muudab korteri üüriturul oluliselt atraktiivsemaks, saate kõrgemat hinda ning saate ka korteri kiiremini üürile ning pikemaks ajaks. Üks nõuanne veel kinnisvara müügi paneku osas oleks see, et kui teil on kinnisvara müügiga päris kiire, siis oleks mõistlik müüjal endal juba eelnevalt ära tellida hindamisakt ning määratleda müügihind suhteliselt hindamisakti lähedal. Et hindamisakt ei ole alati 100% alus, millel müügihind tugineb. Hindamisakt on väga praktiline dokument, milles arvestatakse asukohta, suurust, tehnolahendusi, kuid millel puudub emotsionaalne pool, mis on samuti kinnisvara puhul väga oluline ning millele me ei saa alati anda konkreetset numbrit. Et see on tunnetuslik ja seda tajub iga ostja koha peal, kui palju teda see konkreetne kinnisvara kõnetab ja milliseid emotsioone temast tekitab.
Siinjuures pean oluliseks öelda, et õige müügihind on alati see hind, millega ostja on nõus ostma ja müüja on nõus müüma. Vajalikud eelkõige pankadele, selleks, et väljastada laenu ostjatele, eeldusel, et iga halva stsenaariumi puhul saavad pangad oma raha tagasi. Kokkuvõtteks võin öelda, et mitte mingisuguseks paanikaks põhjust ei ole. Nii nagu elus, nii ka kinnisvaraturul on tõusud ja mõõnad. Suvel oli kinnisvaraturg veidi aeglasem. Oktoobris täheldame jälle kinnisvaraturu aktiivsuse kasvu. Kui sul on konkreetseid küsimusi enda kinnisvara müügi osas või soovid konsulteerida, kas ostetava kinnisvara müügihind on õige või kuidas läheneda müüjale strateegiliselt õigesti, siis võid vabalt võtta minuga ühendust. Kui on võimalik, siis aitan omapoolse nõuga või siis soovitan sulle spetsialiste, kes konkreetse ala või piirkonnaga tegelevad ning aitame teid edukalt ühte või teistpidi tehinguni.